Rebane päästab taadi karu käest. Talv valitses õues ja metsloomad kannatasid nälga rohkem kui enne. Käisid tihti ka taadi õues, aga kätte polnud nad midagi saanud, sest koduloomad olid laudas ja laudal kõva uks ees. Ühel päeval rakendas taat vana Ruuna ree ette ja sõitis metsa puid raiuma. Keset sügavat metsa tuli talle karu vastu, jäi tee peale seisma, tõusis püsti, ajas käpad laiali ja urises. Aga taat, nüüd söön ma sinu või su hobuse. Oh, kulla metsaisand, ära söö ühtegi, vaata ikka, mis vilets ruun mul on ja ma ise pole ka midagi, muidu kondipuru murrad hambad katki. Karul tuli meelde jutt rebase silmahamba murdumisest kirju kana kõvas lihas ja ta ütles, aga mu kõht on hirmus tühi. Oota veel natuke, soovitas vana. Las ma vean heinad metsast koju, söödan Ruuna rammusaks, siis saad ta enesele. Olgu, urises karu, mees sõnast härga sarvist ja kadus metsa. Vanamehele puges jänesenahk põue. Mis nüüd teha? Sõidab raiesmiku poole, istub ree peal ja mõtleb, mis ette võtta. Jõudu, papakene, kuuleb vana korraga selja takka, pöörab ümber ja näeb rebast. Tere, tere, teretab vana. Miks sa täna nii kurb oled? Küsib rebane. No miks ma kurb ei peaks olema, kostab taat. Kõigest 2 hobust mul on, vana valge ja see, ja mõlemad on karule liiga head. Ja vana jutustas loo ära. Rõuges oled sa nüüd küll, kahetses rebane. Aga mis sa mulle annad, kui ma su hädast välja aitan? Vana lubas kana. Ei, kauples rebane, kanast on liiga vähe. Aga luba mulle vana künnihärg ja regi, siis lepin. Mees mõtles ja jäi nõusse. Jääkene küll, õpetas rebane. Sina hakkasin nüüd puid raiuma, aga mina hakkan hõiskama. Kui karu peaks siia tulema ja küsima, mida see tähendab, siis ütle, et kütid on metsa tulnud ja püüavad hunte ja karusid. Nii taat ka tegi. Rebane läks aga padrikusse ja hakkas kisendama. Aiu, aiu! Kuulis karu imelikku hüüdmist, kuulas, raputas pead ja läks taadi juurde. Kuule, papa, päris ta, mis kisa see on? Ei midagi, kütid tulid metsa ja püüavad hunte ja karusid. Karu ehmus koledasti ja hakkas taati paluma. Kulla isa, unustame kõik vana viha. Kus minevaastased lood, seal ka minevaastane meelepaha. Kuule, lase ma lähen su ree peale. Ehk arvavad, et on puupakk. Olgu, ütles vana ja lubas karul ree peale pikali heita. Seal kuuleb taat kedagi põõsa takka küsivat. Taat, kas sa oled hunte või karusid näinud? Taat pöördub põõsa poole, näeb seal rebast ja vastab. Ei ole. Aga mis sul seal ree peal on? Puupakk. Kui see on puupakk, siis seo ta nööriga kinni, käskis rebane ja lipsas metsa. Kas läksid minema? Küsis karu. Jah, vastas taat. Noh, siis seo kinni, käskis karu, muidu arvavad, et ei olegi puupakk. Mees võttis köie ja sidus karu kinni. Vaevalt oli ta töö lõpetanud, kui rebane ilmus uuesti ja küsis, taat, kas hunte karusid oled näinud? Ei ole. Aga mis asi sul ree peal on? Päris rebane. Puupakk. Kui see on puupakk, siis löö kirves sisse, käskis rebane ja kadus. Mees võttis kirve ja tahtis lööma hakata, kui karu paluma. Kulla, kallis peremehekene, pai papakene, ära löö. Ma luban sulle kõik, mis sa ka tahad. Heakene küll, sõnas taat, ma lasen su lahti, aga luba, et sa jätad mu loomad rahule. Karu tõutas vandesõnaga. Nüüd päästis mees köied lahti ja laskis karu minna. Eks näeme,
kas sa pead sõna, lausus taat. Pean, vandus karu veel kord ja läks metsa. Vaevalt oli karu kadunud, kui rebane ilmus vanamehe juurde ja küsis naerdes. Noh, kas ma ei aidanud sind hädast välja? Aitasid, kinnitas taat. Aga lubadus? Küsis rebane. Ei tahtnud taat oma sõna murda. Läksid koju, taat andis rebasele vana künnihärja, rakendas ree ette ja uhkelt sõitis rebane nõõtades ja mokki mutsutades laane poole. Taadileidel oli künnihärjast väga kahju, aga parata polnud midagi.